Tere kuulajatele, uudistega eetris Rohkede Pelak. Valitsus annab teada, et toidu käibemaksu alandamine 13% on tehtav ja vastavad arvutused saadi valmis eile hilisõhtuks. Käibemaksu alandamine jätab riigi küll ilma 240 miljonist eurost, mis aga saadakse täiendava uue maksu kaudu inimestelt tagasi, kui kehtestatakse lollimaks. Kuna inimesed muutuvad iga päevaga üha lollimaks, on lollimaks suure tulevikuga maks, märgib Rahandusministeerium, ja selle maksuga on võimalik tasandada kõikide teiste maksude alalaekumisi. Lollimaksu kogumisel on vaja teistsugust lähenemist, mida hakkab praktikas ellu viima loodav Paksu- ja Lolliamet, lisatakse valitsuse teates. Riigikogu aga hakkab sügisel esimese seadusena arutama valimisseaduse ja mitmete väärtpaberitehinguid käsitlevate seaduste ühist muutmist, mis annaks inimestele võimalus oma hääl börsil noteerida. Läbi kõikide valimiste on märkimisväärne hulk valijaid tunnetanud, et nende häälel on väärtus ja selle ostmiseks on huvi olemas. Seaduse kuulekat võimalust aga oma hääle pealt vajalikku lisaraha teenida ei ole seni olnud. Kui aga valija oma hääle avalikult börsile viib, hakkab hind kauplemise tulemusena kujunema ja olenevalt nõudmisest kujuneb ka hind. Lõppeb ära olukord, kus valija saab oma hääle eest vaid pudeli viina või puskarit või teinekord paarkümmend eurot. Erakonnad, valimisliidud ja üksikkandidaadid saavad aga hääli otse börsilt osta, mitte ei pea seda tegema salaja, saatjaks alatine hirm, et see kõik tuleb välja. Tõenäoliselt hakkab Tallinna börs häältega kauplema juba vahetult enne kohalike omavalitsuste valimisi. Värske eestimaalaste alkoholi tarvitamise arenguid kajastav uuring aga näitab kindlaid arenguid selles suunas, et hiljemalt 10-15 aasta pärast ei kujuta alkoholi tarvitamine enam Eestis olulist probleemi. Kui arengud jätkuvad samas suunas kui praegu, ei ole 10-15 aasta pärast inimesed enam võimelised tegema ühtegi sellist tööd, mille eest saada palka ja seega ka osta alkoholi, ning samuti ei ole inimeste intelligentne suutlikkus enam võimaldamas alkoholi iseseisvalt kodus toota. Täielikult lõpeb igasugune alkoholi tarvitamine Eestis hiljemalt aastaks 2036. Ja politseiteateid. Eile kell 12.30 päeval sõitis sündmuspaigale Paralepa politseipatrullauto. Sündmuspaigale jõuti mõni minut enne kella 12:30 päeval ja siis jäädi sündmusi ootama. Kell 17 raporteeris patrullkeskusele, et sündmuspaigal ei ole mitte ühtegi sündmust aset leidnud. Kell 22.36 oli olukord sündmuspaigal endiselt rahulik. Operatiivtöötajate sõnul polegi sellel sündmuspaigal mitte kunagi midagi aset leidnud, aga kuna tegemist on Paralepa ainsa sündmuspaigaga, siis pole ka patrullil muud valikut, kui oodata sündmuste edasist arengut. Plaanitud on ka sündmuspaikade toomist Tallinnast, aga seni pole kohalikul omavalitsusel lihtsalt rahalisi vahendeid. Ja statistikat. Riigi Statistikakeskuse teadetel on Eestis hetkel 111 277 inimest, kes elab üle oma võimete. Viimase 2 kuu jooksul on üle oma võimet elavate inimeste arv võrreldes möödunud statistilise perioodiga kasvanud 2,9%. 78% on üle oma võimet elanud juba enam kui aasta ja 22% ei tohikski enam tegelikult üldse elada, sest see, kuidas inimesed elavad, pole lihtsalt enam võimete kohane. Vaid 1/5 elanikkonnast saab hakkama nii, et elab võimete kohaselt, ehk tuleb toime kõiki oma võimeid mängu pannes. Alla oma võimete, nii et ei pidanud ühtegi võimet kasutama, elas 7,2% inimestest. Eetris olid uudised.